Hopsti, ma panen pausile. Nii, okei, ma siis teen esimesed sõnad. Sa lähed sealt edasi, eks ole, oma rattaralli teemadega, et ärme küsi, mis on juhtunud. Räägime kohe, et kui ma ärkaks aastal 2030, siis ei võiks mu esimene uudis olla see, et Tartu tuleb ühe rattaralli. Nii, aga nii väga hea. Oota, ma võtan lonksu. Ma panen ka kuradi klõmmi. Ja teeme väikse vaikuse ka, siis ma saan pärast lõigata. Kui ma ärkaks üles ja aasta oleks 2030, 15 aastat tänaseks, tegemist oleks Tartu linna juubelipäevaga, juhuslik päev, mille ma ärkan, siis ma arvan, et esimene asi, mida ma lugeda ei tahaks siis tooaegsest internetist, on see, et tuleb taas rattaralli. No aga ma võiksin sind rõõmustada siin kohal jälle. Et aastal 2015? Aastal 2015, kuskil 2 nädala pärast on oodata nädalavahetusel taas rattarallit 3. korda juba sel korral Tartus, kuigi ütleme Euroopa inimesed on seda rattarallit kritiseerinud, et siin on ikka üle jama rattaga sõita, siis nüüd on vist mingisugune lastevanematele mõeldud rattaralli, et palju õnne sulle. Et vist võib-olla läheb jälle sinu maja lähedalt, läheb jälle mööda Turu tänavat. Ma kardan küll, jaa, aga Mati, et sina nüüd elad minu lähedal, et iga rattaralli tegelikult on ka sinu kahjustus, et tere kõigile rattasõpradele, kõikidele Tartu linnas elavatele inimestele, kõikidele inimestele, kes ei ela Tartu linnas, aga ikka kuulavad seda saadet. Eetris on 6. Tartu 2030 saate ja eetris on Matis Pogets ja Mattias Jõesaar. Tere ka minu poolt. Mina isiklikult soovitaksin sellist asja, et aasta 2030 võiks nad sõita hoopis vesiratastega. Et see ju... Vastuvoolu, värivoolu. No ükskõik, et vesiratast... Arvan, et võiks olla piinav, et see on ikka sport, vaata ei saa olla see lihtne asi, et sa teed seda pere arvelt, eks ole. Ja kui sa pere arvelt midagi teed, siis sa pead kõik piina korraga taluma, eks siis kõik see võiks olla vastuvoolu. No tegelikult üks variant oleks lihtsalt minna sinna jõusaali ja teha need trenažööridega täpselt sama asja. Aga võib-olla need ratturid tahavad natuke loodust ja parki ja sildu nautida. Samas, miks mitte seda samas asja teha Emajõe keskel, ütleme, vesirattaga. See on ju samamoodi. Ma ei näe mingit vahet, kas vesirattaga või siis tavalise rattaga. Võistlus on võistlus. Kujutad see ette, et Tartu treeninglaagrid, mis toimuvad nendele vesiratastele, et tulevad poisid kohale, vaata nagu tantralaager, kõik on mingi eraldi riietes ja kostüümides, et kõik on täiesti omaette visuaaliga, seal omad vesirattad, mingid Tartu poole voorivad kergkärudega autod, millel vesirattad peal. Avatud on suur treeningbaas, kus kohas saad ergomeetriga teha niimoodi testi, et sul on kaardi peal, sa näed, kuidas sa Emajõega sõidad Võrtsjärve poole näiteks. No see on äge, sest et vaata, meil on tudengipäevadel on niikuinii paadirallid ja muud sellised asjad, et sa saad sealt silla pealt jälgida, väga mõnus on. Sillad on tõesti huvitav teema, et eks see võistlus võiks ka olla kuidagi sildadega seotud, et näiteks lähed Võidusilla alt, võistled, kes saab esimesena Kroonuaia sillani või mis kaugem sild on meil praegu Lihaste sild, eks ole. Selle nimi on, kusjuures see ongi huvitav. Vaata, meil on sildadel erinevad nimed, et meil on Sõpruse sild, mis on tegelikult selline ajaloolis poliitiline nimi, et ta on selline Družba sild. Ja mina ei ütle seda, et seda tehti Družba saetehase auks, ma arvan, et see on ikkagi rahvaste sõprasild. Teine on Võidusild, Pabeda, ja me ilmselt võime väga hästi ette kujutada, missugust võitu me sellega tähistame. Vabadust. Mina pakun, et see on suure Isamaasõja võidusild. Ei, ma just mõtlen, et selle kõige tulemus on nagu suur vabadus, mille sild on 3. sild. Okei, vahepeal jääb küll kaarsild vahele, aga kaarsild tegelikult ajalooliselt ei peaks asuma seal, kus ta asub, et ta peaks üldse olema koos olla. Peaks olema üks tore kivist kaarikusild. Aga siis tuleb siin otsa ka vabadussild, et meil on võit, meil on vabadus, meil on sõprus, meil on Kroonuaia. Kas vabadussild tuleb sellest, et meid vabastati Natsi-Saksamaa okupatsiooni ja ikke alt? Jah, või see võib olla ka pikem ajalisem, see võib olla ka Tartu vabastamine Meelise ja Vürtspääsko poolt. See võib samamoodi olla. Selles mõttes, et sildadega on üldse hästi keeruline lugu, et mina nagu ei... No nad on küll huvitavad, et üle silla minek on nagu huvitav, aga samas Tartu näitel on see sild pigem siukene asi, mis viib siin nagu teisele poole Emajõge, kus peale Nortali ja Põllumajandusregistrite infosüsteemi ameti ei ole mitte midagi. Kusjuures mina hakkasin mõtlema, eelmine saade, et ma ütlesin sulle, et mina olen selle Kivisilla taastamise pooldaja. Aga nüüd ma natuke lugesin selle Kivisilla kohta ja arvestades eriti seda, et meie enda logo peal on kaarsild, siis ma võib-olla võin taganeda enda eelmisest positsioonist
sest et lugesin seda, et kui Katariina Suur selle Kivisilda ehitamist rahastas, siis oligi see jube hetk, kus pandi see meie Holmi saar kaevati kinni. Et mina tema on süüdi selles lõppu. Põhimõtteliselt sama Kivisilda selles süüdi ja Holmi saar ehk Jõesaar keset Tartut. Et see nagu võeti minu käest ära, kui ütleme tolleks ajaks siis nagu tulevase Tartu elaniku käest. Ma jällegi, kuna ma ise sattun teisele poole silda enamasti ainult autoga, siis ma tean, et meil on olemas ka jalakäijate sild, mis teatavasti on ajalukku läinud sellega, et sa rääkisid siin Katariina teisest, eks ole, Võidusilla loomisest. Ja väga poliitilised sillad on meil. Aga samas, jah, just ma tahtsingi sinna jõuda, mida sa vist ilmselt poole pealt taimasid, et Turu sild sai ju püsitatud linnapea Andrus Ansipi poolt. Just nimelt ja Andrus Ansip on väga teeniline Tartu linnapea olnud. Väga teeniline tartane ja huvitaks Elvas seda küll ühtegi linna ei püssitanud, aga ma ei tea, Elvas on küll 4 järve, võib-olla mõne järve, ma ei tea, rannaala on saanud haljastuse tema allkirja läbi. Ma arvan, et Andrus Ansipi, nagu kõik teavad, tartlased on siis jalakäijate sillal on üks suur A-täht, mis tähistab siis kuuldavasti Andrus Ansipi väga võidukat valitsemist. Ja muidugi, miks mitte anda siis talle niisugune tagasihoidlik A-täht, mitte üle 30 meetri selline tagasihoidlik A-täht. Aga tead, et meil on praegu Urmas on võimul ja enne seda oli ka Urmas. Urmas Kruuse. Ja nemad on ka muidugi väga võimekad poliitikud, eriti meile mõlemale meeldib praegune linnapea Urmas Klaas. Kes aadetavasti aastast 2030 on võimul olnud juba 16 aastat. Ja et siis võib-olla U-täheline silt teha, mis on natuke keerulisem. Aga võib-olla kui lähtuda sellest, et miks peab Tartus olema sild? Meil ei ole ju mitte ühtegi tunnelit. U-täht võiks ju tunnel olla. Aga siuke väga sügave. Ma ütleksin, et kui Katariina Suur juba alustas seda natuke poliitilist ja nõukogudel jätkati sellist natuke ajaloolist mälupoliitilist sildade ehitust, siis miks mitte võiks just sillad olla Tartu poliitika sümboliks. Sest et sama U-sild on rippsild, seal on ka sellist U-kaart näha, eks ole. Ja kui hakata mõtlema, siis kui Tartu sellised poliitikud on jõudnud kõige kõrgemasse tippu. Et Tartu on nagu Eesti poliitika FC Barcelona Noorteakadeemia. Meil on tulnud siin peaminister, kes on jõudnud väga kaugele Euroopas. Siis on olnud kõik ministrid, me mäletab kõik Laine Jänese suurepärast kõnet laulupeo ajal. Väga võimekad poliitikud. Siis on samamoodi Urmas Kruuse on minister praegu. Ja Urmas Klaas, et tema on ka väga võimekas ja ilmselgelt me siin näeme ka tulevikust tipp-poliitikud. Aga võib-olla äkki võiksid lähendada kohe seda, et Tartu linn, kus on üle 15 erineva kõrgkooli, erineval tasemel erinevaid asju õpetavad, miks see võiks olla siis Tartu linnas suurpoliitikaid koolitav kõrgkool? Poliitikaakadeemia. Politseiakadeemia on poliitikaakadeemia. Ma tahtsin just selle pointini jõuda selle asjaga, et Tartu on nagu Eesti poliitika maailmas on siuke nurk, kus tuleb panomees välja. Nagu sa alati tead, et palju tantsid, panomees tuleb ikka nurgast. Ja siis Tallinnas, mis on nagu Eesti võimukeskus, seal siis tehakse poliitilist kemplemist ja tantsu. Ja siis tuleb Tartust, tuleb nurgast, tuleb panomees ja tema läheb pukki. Muidugi Laine Jänes naises figuurina panomehe seisundit väga ei õigusta. Aga ma ei tea, parandab mind, aga minu arust on Tartus pikalt räägitud sellest rauatükist, mis vedeleb seal Supilina ääres, seda nimel Holmi sild. Ja ma olen isegi näinud linna peal mingisugust lendlehti postreid, et taastage Holmi sild, see on mingi ilge rõved raudjurakas, mis oli Atlantise ja siis selle teise kalda vahel. Toona oli ta vist Kaunas ma pakun. Võib-olla isegi kujuta ette, aga keegi linnapea võttis selle silla maha ja ta ei saanud oma silda, ta võttis oma silla maha ja ma arvan, et tegemist on mingisuguse linnapeaga, kes ilmselt ei ole ka, kes ka oma hilda pole saanud ja pole ka Eesti poliitikas väga hiilanud. Ma ei tea, kas see on Laine Jänes? Tema ei saa, ma ei tea, kes see oli. Kui mina hakkasin juba mõtlema, et L-kujulist silda hakata panema Lainele ka kuskil üles. Just moodi see L-sild oleks siis? Ja see on juba keeruline küsimus. Aga L-kujulist silda, eks mingit moodi mingi uue disainiga annaks teha, aga eks ta ole natuke keerulisem. Aga üldiselt mingisugune Holmi sild, mina ikkagi igatsen tagasi Holmi seda saart ja Holmi sild võiks iseenesest ühendada ainult kui siis Holmi saart ülejäänud Tartuga. Ja, eks see on omamoodi muidugi põnev, jah. Aga samas, eks need sildade nimedega on alati teema, et minu arust selle sama Vabadussillaga oli isegi nimekonkurss ja finaali jäid 2 nime, oli Vabaduse sild ja oli Vabadussild ühe sõnana.
aga oota, kumb ta vist praegu on? Vabadus või? Ma ei teagi, kumb võitis, et mõlemad olid finaalvoorus. Aga no ega see polegi tähtis, et ta tähistab ju tegelikult täiesti ühte asja. Kusjuures selle Kivisilla taastamisega on alates 92. aastast muidugi räägitud. Viimaste valimiste ajal ka tuli see uuesti jutuks ja Urmas Klaas ütles ka selle kohta, et siis peataks praeguse laevaliiklusest, et Kaarsild on kõvasti kõrgemal kui Kivisild, et noh, mina umbit usaldan selles osas, et kui ma eelmine saade ütlesin, et ma olen Kivisilda taastamise pooldaja, siis Kaarsild, mis on meie logol, siis võib-olla ta enam ei oleks ja me mõtlesime panna Kaarsilla see nagu memoriaalina, panna selle infrastruktuuri katusele, kus ta paistaks kaugele, aga võib-olla siis ta seal silla pea, kus ta praegu on, et seal on õige koht. Aga samas ma korraks viskan õhku siukse mõtte, aga mõtle, milline oleks Tartu elu, kui siin polekski mitte ühtegi silda. Et mis siis nagu katki jääks, et kas me kaotaksime Tartus midagi või hoopis elavdaksime täiesti uue majandussektori, milleks oleks veetransport, parved, värgid, möödud, mis viivad sind üle jõe erinevates kohtades. Vaata, praegu on probleeme, tuleme nende naljakate ratturite juurde, kes meile mõlemale väga meeldivad. Et Tartus ju tegelikult pole praegu ühtegi korralikku sükest rattasilda, et Võidusild on siuke, pole nõuet, ma ei tea, kas ta nüüd on nõuete kohal, aga ma ei tea, kas võib-olla vist ei ole. Härra Ansipil jääb ühendult sillast väga mõnus rattaküla sõita. Ja see, eks ole, samas ta on siukene ikkagi rahvast täis, aga olekski jalgrattasild eraldi, ma ei tea, kas see üldse mõtet on, võib-olla see sama Holmisild sõidaski selle eesmärgi, aga mõtle, kui oleks parved, kui oleks suured praamid, mis viiksid niimoodi, et sa hüppad sealt keskuse tagant kuskil peale, eks ole, kus praegu Turusild on ja sõidadki otse sinna randa näiteks. Aga samas võid sõita ka kesklinna, võid sõita ka sinna kuskile Kalevipoegu juurde, Emajõe selle siseveete saatkonna. Ma arvan, et me oleme enda saatis juba kajastanud neid teemasid, mis räägivad siis Emajõe liiklusest, et kuidas rongid muutuvad parvedeks, hübriidrongid, kuidas muutub tunnelist, tuleb välja, metroo muutub samuti selliseks parveks, et ütleme selliks lühiliiklusparved, mis lähevad siis niimoodi, mitte ei lähe pikki Emajõge, või lähed risti üle Emajõe, millega saab lihtsalt üle minna. Aga kuidas sa siis autoga lähed, et see on natuke... Mis autoga? Parvega? Jaa, aga noh, ta ikkagi võtab rohkem aega, kui sa seda lihtsalt üle silla. No võib-olla Tartu võiks üldse siis autovabaks hinnaks teha 2030. aastaks, et jätad oma auto sinna Raadi kalmistu või kust iganes paras Tartu sisse sõidad ERMi juurde. Eesti Rahva Muuseumi juurde, sa võtad ratta, tasuta ratta. Aga milleks talvel võtad saani või? Jah, saani. Suume kelgu. Kelgu või suusad. Ise tead, kuidas sul parajasti vajadus on. Ja noh, asi ongi selles, et kui siin on 15 aastat aega, siis lahendusi on tegelikult lõputud. Sa mõtled siis, et globaalne soojenemine... Aga samas mõtle selle peale. Ja see on ka variant, eks ole, Tartu jõe veetased, me näeme ise, kui palju on langenud sellelt toredalt perimeetrilt, mis seal Emajõe kaldal asub. Kas globaalne soojenemine muudab meid külmemaks või kõuemaks kohaks? Kui golfi hoovus hakkab niimoodi tagasi tõmbuma, siis me äkki muutume hoopis uueks Alaskaks. No vahet pole, et kui oleks külm, siis Tartu on nagu cool place ja kui on nagu soe, siis on hot place. Aga autoga, ma ei tea, külma ilmaga on ikka autoga natuke mõnus on ringi kärutada, mingi džiibiga külg ees lasta kurvi, et noh. Ja sellepärast me alustasimegi tänast teemat, see rattateemadel, et sul, Mattias, on siin tulemas autosõidu eksamit, ma ei tea, kus 15 aasta pärast seda eksamit tehakse. Aga jälle sobime sulle edu selles ja loodame, et elu ei läheks nii metsa, nagu juhtub vahel ühel maailma tuntumaal superagendil, spioonil nimega James Bond. No halvasti läheb tema vaenlastel ikkagi. Enamasti küll jah, kes istuvad, krigistavad hambaid süksel väga kiriklikult kurval ja kurjal muusikal akna peal ja lubavad Bondi ikka kätte saada. James Bondist me räägime sellepärast, et täna saates on meil James Bondi soundtrack. Võtsime viimase kas 3 või 4 filmi parimatest lauludest, valisime välja oma lemmikud. Siit tuleb filmi Skyfall soundtrack, mille esitas Adele ja laulu nimi on täpselt sama, mis filmil, ehk siis mitte väga loov Skyfall ja Adele.